Tere kõigile, kes on huvilised liituma haridusteaduste, loodusteaduste, ühiskonnateaduste ja digitaalteaduste instituudi ühise teadusseminariga. Ja see seminar on seotud meie Tallinna Ülikooli õppesuurimisgrupi initsiatiiviga ja sooviga populariseerida, tutvustada kõrghariduse uuringuid, nende tulemusi siis kõikidele, kes on seotud kõrgharidusega, aga ka lihtsalt huvilistele. Mina olen Larissa Jõgi, seotud õppes uurimisprojektiga ja täna oleme me palunud õppes projekti poolt meie kolleege Tartu Ülikoolist, Mari Karm, tere Mari, Marvi Remmik, tere Marvi, ja Kaire Uiboleht, tere Kaire, ja oleme palunud neid jagama uurimistulemusi ja nende uurimistulemused on olnud sellised seotud pikaajalise uuringuga. Mari ja Marvi on läbi viinud piki uuringu õppejõududega ja Kaire on tegelenud üliõpilaste uurimisega ja kaitsnud selle põhjal doktoritöö. Aga alustuseks siis Mari, Marvi ja Kaire, et kuidas te olete jõudnud nende uuringuteni, millest te täna räägite? Tere, mina olen Mari. Ja minu tee sinna oli väga loogiline, sest ma alustasin ülikoolis õppejõudude koolitamisega ja õppejõudude õpetamisoskuste koolitamisega. Ja sellega seoses oli tegelikult oluline aru saada, et mis on nende koolituste tähendus õppejõu tegevusele ja arusaamisele iseendast. Marvi. Ja, aitäh. Minu niisugune sattumine siia uuringute juurde on küllalt sarnane Mari omale, et ma töötasin õppejõudude õpetamisoskuste arendamise juures aastaid ja nagu Mari siis ütles, et oli oluline uurida seda, kuidas ja missuguse tähendusega need koolitused õppejõudude jaoks on. Ja kuna ma ei olnud ka veel sellel hetkel doktorikraadiga, siis oli hea need uuringud ühitada ka oma doktoriõpingute ja doktoritööga. Ja Kaire? Mina olen Kaire ja mina alustasin siis sellel harjal, kui räägiti sellest, et kui oluline on hindamine, see oli 2007-2008. Ja siis ma lugesin üsna palju ise õppejõuna töötades tollel hetkel, hakkasin uurima, et milline see hindamine siis peab olema. Ja jõudsin nagu sellesse punkti, et sain aru, et ega ühest vastust ei ole teadustöö tulemustest ja seetõttu otsustasingi oma doktoritöö pühendada just õpikeskkonna ja üliõpilaste õppimise vaheliste seoste uurimisele ja just lähenesin kvalitatiivselt, sest eelnevad kvantitatiivsed uuringud ei andnud ühest põhjendatud vastust minu küsimusele. Aitäh teile selle sissejuhatuse eest ja minu poolt siis selline kokkulepe, et meil on olemas jutla ehk siis chatiruum, et me oleme siin harjunud kasutama juba eestikeelset sõna, et te olete teretulnud jutlasse ka esitama küsimusi jooksvalt ja kokkulepe on meil siis selline, et anname kolleegidele Tartu Ülikoolist pool tundi aega tutvustamaks seda, mida nad tahavad meiega jagada ja peale seda siis arutame ja olete teretulnud kommenteerima ja küsima ja siis lõpetame siis ka lõpetava küsimusega ja aruteluga, mille lõpetavad siis ka jällegi Mari, Marvi ja Kaire. Aga te olete siis valmis jagama ja Marvi ja Mari on läbi viinud piki uuringu ja need tulemused on nad avaldanud ka raamatus. Ma näitan korra seda raamatut.
nüüd pilt on tagurpidi, aga et kuna seda raamatut kõik ei ole lugenud, siis olete väga oodatud jagama ja Kaire uuring on seotud õppejõudude õpetamisviisidega, ehk siis see on selline loomulik jätk teie uuringule. Ja ma intrigeerin ka enne, kui annan teile sõna päriselt, et te olete kasutanud murede arengumudelit ja minu meelest on see väga huvitav lähenemine, nii et palun jagage, mis on siis mureks õppejõududel ja rõõmuks üliõpilastele. Aitäh, Larissa, sissejuhatuse eest, et kui nüüd saab need slaidid ka, jah? Ja võibki kohe panna juba järgmise slaidi, et Larissa juba näitas seda raamatut, kus siis eelmisel aastal meie artikkel ilmus, kus me praeguse lühikese ettekande tulemusi põhjalikumalt tutvustame. Nii et kõik, kes tunnevad rohkem huvi selle teema vastu, on siis oodatud seda artiklit ka lugema. Võib panna järgmise slaidi. Et uuringu taustaks nii palju, et uuringud on näidanud, et see, mismoodi õppejõud õpetab, mõjutab väga olulisel määral ka üliõpilaste õppimist. Ja see on ka üks põhjus, miks on õppejõudude õpetamisoskuste areng ja sealt edasi siis professionaalne areng olnud erinevate uuringute huviorbiidis juba aastakümneid. Ja uuringud on näidanud, et see, kuidas siis õppejõud ise tajuvad enda arengut, võib väljenduda väga erinevalt. Kuidas toimub nende enesekindluse kasv õpetamisel, missuguseid muutusi oma õpetamises tehakse, kuidas nende muutuste rakendamine väljendub üliõpilaste õppimises. Et need on kõik siis need küsimused, mis on olnud paljude kõrgharidusuuringute fookuses. Ja ühes siis õpetamisoskuste ja üldse nagu professionaalse arengu uuringutega seoses on välja pakutud õige erinevaid mudeleid, mis aitavad siis neid muutusi ja õppejõu arengut kuidagi selgitada. Ja üks siis koolkond on kasutanud professionaalse arengu selgitamiseks sellist lineaarset, samm-sammulist või astmelist mudelit, mille kohaselt siis õppejõud areneb niimoodi järk-järgult erinevaid astmeid läbides siis alustavast või algajast õppejõust eksperdiks. Nüüd mitmed kõrgharidus uuringute tegijad on siis kasutanud õppejõudude professionaalse arengu selgitamiseks õpetajakoolituses algselt kasutusel olnud Fulleri muredel põhinevat arengumudelit. Ja selle mudeli järgi võib siis eristada õpetaval inimesel 3 liiki muresid. Kõigepealt siis mure enda pärast, siis mure õpetamise ja sellega toimetuleku pärast ning mure õppijate õppimise pärast. Ja mitmed uurijad on siis ka välja toonud selle, et ka need mured, eks ole, mis siin 3 liiki välja toodud sai, et ka need ei teki nii-öelda lineaarsena, et algul muretsen ainult enda pärast ja võib-olla kõige viimaks siis üliõpilaste õppimise pärast. Et need erinevad mured võivad siis väga erinevatel arenguastmetel väljenduda. Ja võtaks järgmise slaidi. Ja me kavandasime siis piki uuringu, mille eesmärgiks oli mõista ja analüüsida muutusi algajate õppejõudude muredes nende esimestel tööaastatel. Ja meie uuringu valimisse kuulus 20 algajat õppejõudu ja kuna tegemist oli piki uuringuga, siis esimese intervjuu ajal
oli neil õpetamiskogemust 2–6 semestrit ja teise intervjuu me viisime siis läbi 2–3 aastat hiljem. Juba siis sai mainitud, et andmeid kogusime poolstruktureeritud intervjuuga ja meie intervjuude fookuses olid siis õppejõudude õpetamispraktikate kirjeldused, samuti see, mis on õppejõudude õpetamise eesmärk ning kuidas nad on siis ennast ja enda õpetamisoskusi arendanud. Ja andmeid analüüsisime kvalitatiivse temaatilise analüüsiga. Ja järgnevalt on mul hea meel anda sõnajärg üle Marile, kes tutvustab meie uuringu olulisemaid tulemusi. Nii, me panime siis olulisemad tulemused tabelisse ja panime nad tabelisse siis nagu küsimuste vormis, ehk siis mille pärast õppejõud muretseb. Ja siin peaks siis näha olema see muutus, et tegelikult muretsetakse nagu laias laastus sarnaste asjade pärast. Ikkagi mina on tähtis, õpetamine on tähtis ja üliõpilane on tähtis. Aga see nagu mure sisu ikkagi oli erinevatel ajahetkedel erinev. Et kui näiteks mina puhul alguses muretseti selle pärast, kas ma ikka olen piisavalt õppejõud, siis nagu teises intervjuus kerkis hoopis tähtsana küsimus, kas ma olen piisavalt uurija. Kui esimese intervjuu ajal oli mureks, et kas kolleegid aktsepteerivad mind kui algajat, siis nüüd liikus fookus sellele, kuivõrd mina saaksin toetada kolleege, kas ja kuidas. Ja ka õpetamise juures fookus sellelt, kuidas infot edastada, läks üliõpilaste kaasamisele ja ajapuudus tegelikult oli oluline teema läbivalt intervjuudes, aga jällegi see, mis tundus rohkesti aega võtvat muutusaja jooksul ja ka motivatsiooni teema fookus natuke nagu muutusaja jooksul. Ja järgmisele slaidile on pandud nagu need taustategurid, mis selle aja jooksul meie intervjueeritud õppejõududele muutusid ja natuke need taustad võib-olla selgitavad ka, miks mured muutusid. Et ühelt poolt võis seda muutust põhjustada see, et selle aja jooksul olidki inimesed juba karjääris edasi liikunud ja uued ülesanded tekitasid uusi küsimusi. Siis mina puhul doktoritöö kaitsmine tähendas seda, et hakati ennast mõtestama kui iseseisvat teadlast, mis tekitas muret, kas ma olen piisavalt uurija. Koolitustel osalemine võis kaasa tuua muutusi arusaamades ja muutusi õpetamise viisis, mis omakorda tekitas uusi küsimusi. Võisid toimuda muutused õppekavas, mis jällegi tekitas vajadust suhelda oma kolleegidega teistmoodi. Või leidsid osalejad töö väljaspool ülikooli, mis tähendas ka rollide muutumist, rollide mitmekesisust ja tasakaalu otsimist kohustuste vahel. Ja kui me nüüd tegime kokkuvõtte, siis see kokkuvõte oligi, et ei ole mingit lootust, et õppejõu mured lõpeksid otsa. Need püsivad, aga nende sisu võib muutuda. Ja sellest tulenevalt tähendab ka see seda, et õppejõud vajab professionaalset tuge kogu karjääri vältel. Et ei ole nagu lootust, et me toetame ära algaja õppejõu ja siis ta saab ise hakkama, vaid tal võivad tekkida uued küsimused, mis tähendab, et ta vajab professionaalset toetust kogu karjääri jooksul. Ja missugust just seda me hea meelega arutaks teiega natuke hiljem. Mina annan sõna Kairele. Nii, tänan, Mari. Ütleme, see täna, millest ma räägin, on selline väike osa sellest kogu doktoritööst ja ma püüan natukene avada seda poolt, võib panna järgmise slaidi, just seda poolt, mida me kirjutasime eelmisel aastal Mariga ja see on siis eestikeelne artikkel, ilmus Eesti haridusteaduste ajakirjas ja seal me vaatasime põhjalikumalt, kuidas õppejõu õpetamisviis ja üliõpilaste õppimist toetavad ning takistavad tegurid on omavahel seotud just õppeaine tasandil. Et
võib panna järgmise slaidi. Et minu andmestik on natukene selline mitmetahuline, et kui ma oma neid aineid või juhtumeid valisin, mille osas ma põhjalikumat uuringut siis kavandasin, siis mul oli üks kriteerium või üks osa kriteeriumeid olid selliseid, et nad oleks võimalikult sarnased, teatud tunnused oleks sarnased, näiteks, et ta oleks kindlasti kohustuslik bakalaureuseastme õppeaine, et ta kuuluks samasse valdkonda, et õppeaine sisu väljundid oleks sarnased. Samas ma otsisin aineid, mille õpetamine ja hindamine oleks erinevad. Ja mul õnnestus leida kolm juhtumit, 3 õppeainet, 3 õppejõudu, kes olid valmis minu uuringus osalema koos oma üliõpilastega. Ja ma viisin siis läbi intervjuud õppejõududega eesmärgiga mõista, kuidas nad õpetasid selles aines. Miks nad nii õpetasid, mis oli nende taotlus, eesmärgid ja milliseid siis õpetamistegevusi nad tegid, kuidas nad hindasid. Need olid päris pikad intervjuud, isegi intervjueerisin 2 korda ja nii need see andmestik tekkis. Ja teiselt poolt siis intervjueerisin üliõpilaste õpikogemust selles intervjueerisin üliõpilasi nende õpikogemuse osas selles õppeaines ja kui ma üliõpilasi kutsusin intervjuule, siis minu taotlus oli see, et oleks erineva õpikogemusega üliõpilased. Ma kutsusin erineva hinde saanud üliõpilasi. Ja seal me rääkisime peaasjalikult siis sellest, kuidas nad õppisid selles aines ja mida nad selles aines õppisid. Ja kogu see selline lähenemine, mitme juhtumi kasutamine uurimistöös võimaldas teha võrdlust nii juhtumi sees, vaadata, kas on erinevad õppimisviisid ja näiteks erinevad õpiväljundid ja kuidas siis erinevad üliõpilased tajuvad seda õpikeskkonda, ühte sedasama õpikeskkonda. Ja samuti oli mul võimalik teha siis võrdlust ka juhtumite vahel. Ja meetodina oli samuti intervjuude puhul kasutasin poolstruktureeritud intervjuusid ja kvalitatiivset sisuanalüüsi siis kogu töös tervikuna. Et võib panna järgmise slaidi. Täna ma keskendun ainult sellele viimasele artiklile, mis EHA-s ilmus ja saime siis, kui me neid seoseid õpetamisviisi ja üliõpilaste siis tajutud toetavate ja takistavate tegurite vahel siis uurisime, siis me leidsime, et peamiselt tuli 3 kategooriat või 3 sellist suurt teemat sealt välja. Oli siis õppeaine kavandamise ja ülesehitamisega seotud teema õpetamise ja hindamisega. Ja siis ma täna keskendun ainult siin rohelise värviga toodud alateemadele, et kellel on huvi, siis saab artiklist pikemalt lugeda. Ja see on eesti keeles, nii et jah. Nii et esimene teema, mida ma tahan teiega jagada, on siis õppeaine kavandamise ja ülesehituse teema. Ja sissejuhatuseks ma võin öelda, et kui üks aspekt, mida ma siin jagan teiega, ongi see kooskõla õpetamises, et üldiselt on teada, et kõigile või enamus kõrghariduses toimetajatel on kindlasti teada PIIGS-i kontseptsioon, et sidusus õpiväljundite hindamise ja õpetamise vahel on oluline ja see toetab õppimist. Jah, ka minu andmestik ütleb seda, et hästi läbimõeldud aine, sidusaine toetab üliõpilaste õppimist ja kui nüüd vaadata üliõpilaste intervjuusid, siis nad tegelikult tunnevad selle sidususe ja ebakõla üldjuhul ära. Et see tuli väga selgelt minu intervjuudest välja. Ja rohelisega ma toongi siis välja sellise positiivse külje, mis siis ütleme
toetas õppimist kui see õpetamisviisi aspekt toetas õppimist ja siis see teised värvid on, mis nii väga võib-olla ei toetanud või mis tekitasid küsimusi. Ja siin siis ongi toodud, et üldjuhul see kooskõla on ära tuntav, et kui see kooskõla toetab õppimist, kui õppejõud on väga selgelt ja ka üliõpilane tajub seda, et me näitame ära, miks me midagi teeme, mis on meie eesmärk ja üliõpilastele on see väga turvaline. Nüüd on ka teada kirjandusest, et õppejõud kombineerivad erinevaid õpetamisviise. On eristatud siis peamiselt 2 õpetamisviisi, on sisukeskne ja õppimiskeskne õpetamisviis. Ja minu juhtumites 2 juhtumis siis õppejõud kombineerisid neid õpetamisviise selliselt, et õppeprotsessis oli õpetamisviis peamiselt õppimiskeskne, tähendades siis seda, et kasutati õppijaid aktiveerivaid meetodeid ja hindamises oli siis pigem nagu selline sisukeskne, ehk siis eksam oli selline traditsiooniline faktiteadmisi kontrolliv. Ja üliõpilased tajusid selle, kui üliõpilaste intervjuusid uurida, siis üliõpilased tajusid seda ebakõla ja mis selle tagajärjel nagu juhtus, et see on väga hästi sellel intervjuu väljavõttel ka toodud või minu arust see ilmestab seda päris hästi. Et nad juhtus siis see, et üliõpilased hakkasid ka eksamiks valmistudes eeldama siis, et eksam tuleb taoline, nagu oli õppeprotsessis nendega, need ülesanded olid olnud. Aga kahjuks ei olnud nii ja selle tagajärjel oli üliõpilastes tekkis selline frustratsioon ja pettumus, mis ka jupp aega pärast aine lõppu tegelikult ei olnud nagu üle läinud ja intervjuudesse paistis nagu välja. Et võib järgmise slaidi panna. Et järgmine oluline teema, mida ma tahtsin teiega jagada, on ülesanded õppeprotsessis. Et üldiselt on teada, et ülesannetel on õppimisel oluline roll ja just eriti autentsetel päriselu probleemide lahendamisele suunavatel ja teadmiste rakendamisega tegelevatel ülesannetel. Et need on teada, et need toetavad õppimist. Aga jälle uuringud mõned ütlevad, et alati ei toeta ja minu andmestik võimaldas natuke selgitada, et miks siis ei toeta. Et ülesannete puhul tuleb välja see, et kui täpselt need on sõnastatud, et juhiste ja ülesande püstitus ja juhiste täpsus ja selgus hakkab mängima siin rolli, et isegi kui ülesanne on autentne, viitab päriselu juhtumile, peab midagi analüüsima, rakendama, aga kui see on ebamäärane ja ebamääraselt sõnastatud üliõpilaste jaoks, siis see ikkagi ei toeta nende õppimist. Ja jälle see oranžiga toodud viimane ütlus, et viitab sellele, et kui sa ei ole kunagi selle probleemiga kokku puutunud, et siis võib see tekitada ikkagi ka õppijates frustratsiooni. Ja õppimise sellist haaratust vähendada. Järgmine slaid. Veel on õpetamisel üks selline oluline teema, on tagasiside teema, ja ka minu andmetest tuli see välja, sest kõik õppejõud, kes mul, need 3 juhtumit siis, kes mul olid, nende üldine arusaam oli, et tagasiside on hästi oluline ja see on kindlasti õppimist toetav. Aga nende õppejõudude õpetamistegevused erinesid mõnevõrra ikkagi. Et üks õppejõud oli siis selline, kes ka tagasisidestas kirjalikult üliõpilaste töid ja lõi ka vajaduse seda tagasisidet kasutada selles õppeprotsessis. Ja siis üliõpilased nagu ka tegid seda, sest see vajadus oli reaalselt neil olemas. Nad olid ka motiveeritud seda tegema, et saada näiteks parem tulemus oma aines.
ja siin ka rohelisega on näha siis see, et nad ka kasutasid seda oma õppeprotsessis. Teine juhtum oli selline, see nüüd sinisega siin slaidil toodud, kus õppejõud ka igas etapis kõikidele erinevatele töödele andis nagu sellist üldist tagasisidet. Aga selles aines ei olnud nagu loodud nagu võimalust ja ka vajadust seda tagasisidet kasutada otseselt. Ja üliõpilaste intervjuudest selgus, et nad küll üldiselt olid rahul selle tagasisidega, ja seda oli tore saada, aga mitte kõik üliõpilased ei osanud sellega midagi teha. Et siin on ka üks selline väljavõte teil toodud, või näide toodud selle kohta, et no jah, oli, aga ma ei osanud sellega või sellest ei olnud enam väga suurt kasu. Ja viimane 3. õppejõud andis tagasisidet suuliselt suuremale ülesandele õppeprotsessis. Ja üliõpilaste kirjeldused selle tagasiside osas olid sellised, et see ei olnud väga toetav ja nad ei tajunud seda konstruktiivsena ja nad ei osanud ka selle tagasisidega midagi nagu peale hakata, mis nad said. Et seda ilmestab ka siis viimane väljavõtte intervjuust siin sellel slaidil. Ja ma mõtlesin, paneme järgmise slaidi. Ja ma mõtlesin, et mida nende 3 näite puhul ja üldse mida sellest artiklist nagu järeldada nendest näidetest. Et üldiselt on teada, et õppimiskesksele õpetamisviisile omased õpetamise hindamistegevused küll toetavad õppimist, aga alati ei pruugi see nii olla. Ja see ei pruugi nii olla sellepärast, et meie õppijad on erinevad, meie õppijate iseseisvuse aste ja õpioskused on hästi erinevad, ka motivatsioon, miks nad ülikooli tulevad. Ja selle tõttu võib nende asjaolude mittearvestamine vähendada siis nende õppimiskeskse õpetamisviisi kasu. Ja mina lähtusin oma valimist, minul olid bakalaureuse üliõpilased ja bakalaureuse ained, et üheks oluliseks teguriks sellel tasemel õpetades võib saada juhendamine, et kuidas me õppeprotsessi juhendame ja kuidas me näiteks ülesandeid juhendame. Tänan. Aitäh, ma saan aru, et te olete lõpetanud, kas ma saan õigesti aru? Jah, Kaire sellise lõpumõtetega. Aga enne, kui me vaatame, et kas meie jutlast ja meiega liitunud külalistega on siis võimalus suhelda, minul tekkis üks küsimus, et siis annan teistele natuke aega mõelda ja kindlasti küsige Mari ja Marvi ja Kaire käest. Mul tekkis selline küsimus, et Kairest siis Mari ja Marvi juurde, et ma praegult kuulasin sind, Kaire, ja ma olen väga hästi tuttav sinu doktoritööga ja lugesin ka teie artiklit. Et mis sa arvad, et kas see uuringu tulemustest ilmnenud, et kas see tähendab seda, et üliõpilased eeldavad siiski sellist selgemini ja paremini struktureeritud õpet, et kas see minu hüpotees on õige või lihtsalt on see mulje praegult? Hea küsimus, Larissa, et kas nad seda eeldavad ja nad võivad seda tõenäoliselt eeldada, sest kui mõelda natukene sellele gümnaasiumiastme kogemusele, mis neil on ja nendele muudele teguritele, mis nende elus samal ajal toimub, kui nad tulevad ülikooli õppima, et siis tõenäoliselt nende kogemus ülikoolis õppimise osas on olematu ja ka nende kogemus selles valdkonnas. Et siin on alati see küsimus, et kas me mingit õpioskust näiteks saame üle kanda erinevate distsipliinide vahel. Et tegelikult ka seal uuringud ju ütlevad, et see ei pruugi alati nii olla, et me ei oska oma ülekantavaid oskusi väga hästi kasutada teistes kontekstides. Et minu selline andmestik ja analüüs ja kogemus ütleb seda,
et ikkagi selline, et kui see õppija on algaja selles valdkonnas, et siis ta tõenäoliselt võib vajada rohkem juhendamist. Et see oleneb ka tema sellisest arengutasemest, et kuhu ta on jõudnud omadega selleks ajaks, kui ta minu juurde jõuab, minu kui õppejõu juurde. Kaire, sul on küsimus Lianne käest ja Lianne küsib, et justkui on kinnitust leidnud see, et see on juba teada, et mis siis sinu jaoks uut oli nendest tulemustest? Et kui ma mõtlen nagu laiemalt oma doktoritöö peale, et siis et sellest ei ole kõrghariduse kontekstis väga palju nagu kirjutatud või uurimistulemusi avaldatud, et tegelikult just sellest, et kuidas õpikeskkond tervikuna võib õppimist mõjutada, et väga erinevad tegurid hakkavad rolli mängima seal ja väga erinevad õppejõu tegevused võivad seda tulemust hakata mõjutama, õppeprotsessi ja kogu õppetulemust. Et seda ei ole väga rõhutatud, et ma lõpuks ka rõhutasin, et see struktureeritus ja juhendamine on just bakalaureuseastmes nagu oluline, et minu andmestiku pealt võib seda öelda. Et magistriastmes oleks huvitav seda uuringut nagu korrata, et vaadata, mis seal välja tuleb. Aga Tiia on lisanud siia Jutlasse kommentaari. Tiia, aga palun võtke sõna, et küsige või kommenteerige. Et minu jaoks on just hästi tähtis see teema, mis puudutab sellist personaalset lähenemist õppimisele, et eriti ülikoolis, võib-olla praegu enam seda nii ei ole, sest ma olin tükk aega tagasi õppejõud ülikoolis igapäevaselt, aga et niisugused lihtsamad tavaained tihtipeale õpiti väga pealiskaudselt. Ja ütleme tagantjärgi ka kohtudes nende inimestega, võib-olla kas või näiteks ka psühholoogidega, kes olid noored psühholoogid, siis ma nägin, et kuna seda personaalset lähenemist õppejõud pole nõudnud, siis nad tegelikult õpivad nii-öelda oma ainet ilma enda plaanita, enda süvenemiseta ja võib-olla isegi pole ka päris motivatsiooni tekkinud. Ma pean just silmas neid tavaaineid. Kas teie uuringuga seoses üldse seda personaalset õppimise niisugust nii-öelda rakendamist või kavandamist või tähelepanu sellele õppejõud ka kasutasid või kuidas see täpsemalt siis ilmnes? Aitäh. Aitäh. Ja ma olen tegelikult selle teema üle palju mõelnud, et miks meile tundub, et üliõpilased ei ole ülikoolis õppides väga motiveeritud. Et üks mõte, mis mul tuleb pähe, on see, et kelle oma on õppekava? Ma küsiks. Õppekava on meie oma ja õppijad läbivad seda, et suuresti see autonoomsus on üsna väike seal ja see valikute võimalus. Et ma arvan, et üks põhjustest võib olla see, miks seda enesejuhitavust on seal vähe. Aga ei, minu nendes juhtumites ei olnud seda personaliseerimist ja personaalset planeerimist sees, et ikkagi õppejõud oli loonud õpikeskkonna, kuhu ta oli jätnud, mõned siis õppejõud jätsid rohkem vabadust, mõned vähem vabadust. Saan õigesti aru, et tegelikult siis seda niisugust tavapärast, ütleme, personaalset lähenemist õppijale üldiselt õppejõud siiski nagu väga ise ka ei propageeri või seda ei rakenda. Et mingis mõttes, kui minu mõtet paremini selgitada, et mingis mõttes on see ju võimalik, et kursuse alguses, näiteks pärast seda, kui on nagu õppekava tutvustatud, et iga inimene, iga üliõpilane on nagu esimese tööna peab tegema enda jaoks mingi plaani, kuidas ta seda õppeainet õpib, eks. Et kuivõrd ta seda nagu täita suudab või siis see ongi see kõige suurem juhendamine minu meelest, mida üliõpilane vajab. Et õppekava võib ju ma arvan nii, õppekava võib ju olla ja ongi üliõpilase alguses tundmatu ja ta võib olla isegi väga vähe ise sellest materjalist teab, aga kui õppejõud suudab sellise personaalse kokkupuutepunkti alguses luua, siis võib sellest ju tekkida talle väga suur huvi ja motivatsioon. Et võib-olla ma näen lihtsalt või esitan praegu mingid
varem esinenud probleemi, aga et praegu nagu võib-olla on see sellises statsionaarses õppes enam mitte niisugune teema üldse, millest peaks rääkima, aga mulle tundub see personaliseerimine nagu väga tähtis olevat üldse kõigis nendes erinevates etappides ka. Aitäh! Aga Mari ja Marvi võib-olla siit õppejõu seisukohalt, et kas kommenteerite Tiia mõtteid? Ja mina mõtlesin seda just, et mitte päris Tiia mõtteid, vaid jällegi mingit segast mõttekäiku mööda. Et mõtlesin nagu seda linki luua, et selle õppejõu professionaalse arengu vahel ja selle vahel, mis tuli välja Kaire uurimusest. Ja see, mis minu jaoks oli nagu neid kahte asja nagu kõrvutades, mille üle huvitav mõelda, on see, et Kaire uurimusest oli nagu selgesti näha, kui õppejõud intervjuusid analüüsida, et kõik plaanid olid tehtud parimate kavatsustega. Ja selleks parimaks kavatsuseks oli toetada üliõpilase õppimist enda arvates parimal viisil. Teha parimaid ülesandeid, anda parimal viisil tagasisidet enda arvates. Ja üliõpilased omakorda õppisid parimal viisil, nagu nemad aru said, et millist õppimist nendelt oodatakse. Ja samas ikkagi nagu tekkisid mingid ebakõlad, et see, mis oli õppejõul kavandatud parimal viisil toimimiseks, alati ei olnud nagu üliõpilaste poolt tajutav. Ja üliõpilastel parimal viisil tehtud sammud olid jälle nagu õppejõude jaoks alati ei tulnud välja. Ja see, mis oli nagu minu jaoks põnev, on nüüd see, et kui me nüüd toetame õppejõu professionaalset arengut, et kuidas me saame aidata nagu neid kohti üles leida, et kus ma hakkaksin nagu taipama, et võib-olla mõned minu parimatest plaanidest nagu tegelikult ei toeta õppimist parimal viisil. Et neid on nagu jube rasked kohad nagu ennast näha kõrvalt, et ma teen nagu, et kuidas jõuda jälile, et ma teen võib-olla mingeid nagu ehitan aine kuidagi niimoodi üles, et ta ikkagi ei ole kõige nagu mõistlikum. Ja see ei tule ka välja, enne kui tuleb üks uurija ja vaatab kõrvalt, et kus need ebakõlad on. Ja võib-olla ka üliõpilaste õppimise juures, et nad teevad asju nagu parimate kavatsustega, õpivad täpselt nii, nagu nad arvavad, et õppejõud nagu ootab ja see peaks viima sihile ja siis selgub, et kuskil on mingi ebakõla. Et minu jaoks olid nagu need kohad väga põnevad, et kuidas aidata õppejõul üles leida niisuguseid võimalikke ebakõla kohti, mis ma arvan, ei tarvitse välja tulla üldse ka õppejõudude koolitustel või ma ei tea. Mulle tunduks põnev, kui te siin ka kaasa mõtleksite, et kas te olete kuidagi kohtunud ise oma praktikas sellise olukorraga, kus parimad kavatsused kuidagi üllatavad teid, et nad ei viinud sinna, kuhu te arvasite, et nad võiksid viia. No ma sulle vastan Tallinna Ülikooli poole pealt sama uuringu tulemus ka selles raamatus avaldatud, et elu projekti algsed ideed tegelikult ei realiseerunud selliselt, nagu me planeerisime sellise haridusinnovatsioonina just seetõttu, et üliõpilased eeldasid tõesti väga sellist ka enda mõttes, et sa praegult ka seletasid tegelikult selle põhjuse, et nad eeldasid ikkagi seda, mis ka Kaire uuringus välja tuleb, et eeldatakse, et see on meie õppekava, meie idee, meie aine, mis iganes ja meie struktureerime seda, et see justkui nagu haakub sellega, aga me tahame siis ikkagi ootame nagu midagi muud. Aga teil olid mõeldud ka arutelu tuua mõned küsimused, et saame võib-olla neid küsimusi veel arutada.
jõuame arutada, aga siin vahepeal, Kaire, sa vastasid nii-öelda terminoloogilisele küsimusele, et kas niikaua, kui otsime seda küsimuste slaidi, et kas sa täpsustad veel, Kaja ja Kairel oli dialoog siin? Ja, et see terminoloogiline selline segadus oli minul ka, kui ma alustasin selle uurimistööga, et kuidas neid õpetamisviise ja aineid üldse, kuidas õpetamist üldse kirjeldada, milliste teooriate abil või ideede abil, et siis ma võtsin aluseks üsna palju uuritud siis selleks ajaks, kui mina seda valikut tegin, õpetamisviiside uuringud. Ja seal ongi väga palju termineid erinevaid, ongi õppimiskesksus ja õppjakesksus on nüüd siis nagu synonüümidena kasutusel või võrdsustatud ja sisukesksus ja õppejõukesksus on jälle see teine äärmus, et mida siis, kuidas need õpetamisviis on kirjeldatud. Aga siis viimane slaid vist nende küsimustega, et siis, et te küsite meie käest selliseid küsimusi, et me siis kas hõikame siis meiega liitujatele, et mis te arvate? Kui ma kommenteerin veel, kuidas meie küsimused tekkisid, et meie küsimused tekkisid kuidagi nagu seda mööda ka, et kui me oleme ise nende oma uurimuste nagu tulemuste üle edasi mõelnud, et siis võib-olla need on need teemad, mis me oleme ise nagu omavahel ka arutanud, et mis on nagu need tõukejõud, mis on meid ennast nagu pannud muutuma õppejõuna ülikoolis õpetamise jooksul ja võib-olla siis ka seda, et kuidas me ise oleme kogenud, et kas meid ikka toetatakse piisavalt ja kas see on see toetus, mida me saame aru, et mida õppejõule vaja on, et võib-olla toetatakse hullu pööra, aga andke andeks, seda toetust ma küll ei taha. Ja seda viimast küsimust ma tegelikult juba vist suuliselt ka üsna pikalt küsisin. Aga sul on seal tegelikult ülevaade, kes on pildis, et sa võid täitsa küsida niimoodi, nimeta kedagi, et seal on päris palju õppejõudusi meiega täna liitunud, et no mul ikka meeldiks, kui keegi ütleks, kes tahab ütelda, kes on mõelnud ka nende asjade üle ja võib-olla ka vahel puntras olnud, ka need olukorrad on põnevad, kus me oleme segaduses või oleme tajunud äkilist üleminekut. Ma võin teha siis otsa lahti, et kuna ma ju ise ka olen õppejõud ennekõike, siis see viimane aasta on muutnud ikkagi tohutult palju. Et eriti kui eelmise aasta kevade peale mõelda, siis ju tuli meile tõesti üleöö ja ma ei olnud kunagi kasutanud ühtegi sellist keskkonda nagu Zoom või Teams või mis iganes, koos siis kõigi nende võimalustega, mida need keskkonnad pakkusid. Ja nii nagu Mari ennem ütles, et õppejõul ei saa muret kunagi otsa, et just nimelt, et kui ma eelmisel kevadel püüdsin nii-öelda ellu jääda ja tegelikult väga palju sellele ei jõudnudki mõelda, et kui eesmärgipäraselt ma midagi teen. Et ma olin valmis selleks, et kui ma näiteks püüan kas või rühma arutelusid, kes seal Big Blue Button oli see keskkond, mida ülikoolis kasutati, et proovin seal rühma arutelusid teha, siis ma olin täiesti valmis selleks, et mu enda tehnilised oskused võivad juba olla sellised, et see asi kukub lihtsalt läbi. Et sellel aastal ma olen ikkagi natukene suutnud hakata mõtlema juba selle peale ka, et need tegevused, mida ma siis siin distantsõppes teen, et need oleksid eesmärgipärased. Et me võime sattuda algaja õppejõu olukorda endale. Absoluutselt, jaa.
Minu jaoks oli kõige keerulisem, et Marvi, tänan sissejuhatuse eest, et kui ma mõtlen selle uue olukorra peale, siis oligi just nende koolituste, mina tegelen peamiselt õppejõudude koolitustega, et nende veebi kolimisel tekkis see olukord, et ma pidin palju täpsemalt hakkama oma ülesandeid püstitama, veel täpsemalt, kui ma varem seda tegin. Ja oma heade kolleegidega me oleme seda päris kõvasti harjutanud tänaseks ja just, et distantsilt minu arust see muutub nagu väga oluliseks, et ma väljendaks täpselt, mida tuleb teha, kuidas tuleb teha ja mis see ülesanne siis on. Ja üks huvitav asi, mida me veel oleme arutanud, on ka see, et seesama, mida Kaire osutas, et meil õpetamisviisid võivad olla suunatud õppimisele, et ma olen õppimiskeskne ja ma võin olla rohkem sisukeskne. Ja nüüd, kui on suur muutus, kas siis on oht, et ma kuidagi siis kukun sisukeskseks või vastupidi, arenen õppimiskeskseks, ehk siis, et kas see selline nagu ootamatu olukord või ootamatult suur muutus, mis õpetamises võib kuidagi kaasa tuua ka selle, et muutub minu arusaam õpetamisest. Või on mul lihtsam näiteks ka jääda muutunud oludes väga selgelt õppimiskeskseks, kui see on olnud minu kindel arusaam ja kindel veendumus ja põhjalikult läbimõeldud veendumus, et kuidagi ka see, et mis sellega koos võib juhtuda. Et jah. Ja meie uuring ikka räägime selle raamatu osade kaupa, mis tulemused olid, et meie uuring õppejõudude õpetamispraktikate identiteedi osas, kui me vaatasime õppejõudude karjääri Tallinna Ülikooli struktuurireformi kontekstis, et sealt tuli just see, millest te räägite, tuli väga hästi välja, et igal juhul muutused, me ei tea nüüd täpselt, et kas COVID-i eriolukorra muutused on sarnased näiteks ülikooli struktuurireformidele, aga need muutused mõjutavad igal juhul arusaamu ja mõjutavad ka identiteeti, et seda, kes ma olen, et praegult me oleme kõik täiesti kukkunud sinna esimesse faasi, ehk siis lapsõppejõud, algajad õppejõud oleme, otsime neid lahendusi ja kaevame kas liiga sügavalt veebipõhisesse õppesse või mis iganes. Et igal juhul muutused toovad kaasa arusaamade muutusi ja siin kommenteeris Tiia ka edasi, et see on tõesti väga-väga oluline seda märgata, aga meie aeg hakkab sinna nagu lõpupoole liikuma ja ma võib-olla siis, mul on veel üks küsimus Tartu Ülikooli kolleegidele, et korra hõikan meiega liitujatele, et kas on veel kommentaare ja küsimusi Marvile ja Kairele, et siis ma esitan viimase küsimuse ära. Mina näen siin Katrineid kõrvuti, minu ekraanil te olete kõrvuti ja teil on täiesti sellised näod peas. Tahavad rääkida. Nii, Katrinit. Minul on, ma ei tea, mina hüüaks selle küsimuse välja. Ma arvan, et siin võiks olla üks suur õppimiskoht see, et Kaire, et pärast sinu uuringut, aga kuidas need õppejõud said siis võimestatud selle uue teadmisega või kuidas mõjutas see nende õpetamispraktikat? See jäi nagu liiga vähe nagu esile toomata, et ma julgustaks seda tegema. Ma arvan, et üks võimenduse koht oligi seesama intervjuu, et me tegime seda 2 korda, et tegelikult juba nende järel õppejõud seal ka hüüatas, et kui ta rääkis oma õpetamisest, et tegelikult ta sai juba aru, et ei, see võib-olla ei olnud kõige parem mõte, et äkki peaks seda vaatama ja meil oli ka see kokkulepe, et ma teatud asju küsin, mida nemad tahtsid, et ma küsin üliõpilaste käest, siis ma tegin lühikokkuvõtte, et tegelikult see oli, aga jah, ma ei toonud seda nii selgelt praegu esile. Et aga juba see, et ma räägin oma õpetamisest tegelikult ma arvan, viitab, tulles nagu Mari küsimuse juurde, et kuidas me saame õppejõudusid toetada, et ma olen ise konsultandi töös hästi palju seda märganud, et niipea kui me laseme õppejõududele oma õpetamisest rääkida, siis nad hakkavad taipama, et ai, see ei pruugi kõige parem mõte olla. Et see on nii sage. Ma olen viimasel aastal seda väga palju kohanud. Tore.
Ja mina võib-olla küsin siis selles, et tõesti, et eriolukord tekkis ja meil muutused, aga et kuidas te Tartu Ülikoolis siis muutsite õppejõudude professionaalse arengu toetamises just seda eriolukorda silmas pidades, et kas tekkis mingisugused teistsugused vajadused ja nägite muid võimalusi, mis võib-olla enne eriolukorda ei olnud nii esi? No jaa, eks me kolisime oma koolitustega ka veebi ja hakkasime tegema väga mitmesuguseid nagu lühikoolitusi võib-olla, et mina tegelikult olen pika koolituse usku ja ma usun, et inimese peas koolituse, et nagu selle sama arusaamade muutuse jaoks on vaja sellist pikemat koolitust, on minu nagu sisemine veendumus, millest ma ei ole taganenud, aga et me naersime, et me tegime sellised esmaabipakette ja võib-olla mulle tundub ka, et on nagu suuremat hoogu saanud just sellist konsultatsioonide võimalus, et on lihtsam leppida veebis aeg kokku ja arutada midagi veebis. Et kui nüüd tuleme kokku ja räägime just selliste individuaalsete konsultatsioonide, väikeste arutelude, väikeste õpiringide osakaal, mulle tundub, et on kasvanud. Me ise teeme neid julgemalt, ise teeme järjest paremini ja kuidagi, et me märkasime, et meie juurde nõu küsima ja mitmesugustel seminaridel, webinaridel, kogemuste vahetamise ringides, et meie liitusid inimesed, kes nagu reaalselt ei ole kunagi tulnud täienduskoolitusele klassiruumi. Aga veebis on täitsa hea rahulik olla. Et me tülitame küll, aga mitte, aga ei sunni kodust välja tulema. Ja, aga siis aitäh Katrinit, et ma teen siis vahepeal reklaami, et meie järgmine seminar on planeeritud 4. maile, et me kohtume samal ajal kell 3 ja siis samalaadne akadeemiline aeg aruteluks ja me kohtumegi siis Katrinitega, kes jagavad seda, mis nemad on siis kõrghariduse arengute heaks teinud. Aga ma siis võtan kokku meie tänase kohtumise ja küsin head Mari, Marvi ja Kaire. Me kõik loeme kõrghariduse uuringuid aktiivselt ja minu märkamine just nende viimaste kuude osas on see, et kõrghariduse uuringud on muutunud hästi kriitiliseks ja otsitakse sellised lahendusi, et mida ülikoolid saavad teha näiteks kriisi ajal või erilistes olukordades ja nii edasi. Aga tänaseks ette valmistudes ma ei märganud selliseid uuringuid, kus ülikoolid analüüsiks iseenda poolt läbi viidud uuringute mõju enda arengutele. Ja sellepärast ma tahan teie käest küsida, et see on siis küll hüpoteetiline, aga et teil on paar minutit aega mõelda ja jagada meiega, mis te arvate kogenud uurijate ja arendajatena, milline tähendus on nüüd sellel PIK-i uuringul, mureuuringul ja üliõpilasuuringul ülikoolile, et mis tähenduse see annab, et mida siis selle taustal ülikool peaks mõtlema? No, minul on väga lihtne vastata, et kuna ma praktiliselt töötan ikkagi õppejõudude õpetamisoskuste arendamise valdkonnas, siis neid samu tulemusi meie saame oma ülikoolis küll kavandada õppejõudude arendustegevustesse. Ja ma arvan, et me oleme isegi natuke muutnud arendustegevusi, et meil ei ole ainult koolitused, meil on mitmesugust laadi kogukonnad, et me teemegi nagu teistsuguseid asju ja just selle mõttega, et nagu erineva kogemusega õppejõud vastavalt vajadustele saaksid leida midagi enda jaoks. Just seda, mis sellel arengu hetkel, sellel aja hetkel nende jaoks vajalik on. Et meil on läinud praktikasse.
Ja kinnitan Mari sõnu, et õppejõuna olen kasutanud neid võimalusi, mida õpetamisoskuste arendamiseks on siis ülikool pakkunud ja mis nagu õppejõu nagu positiivse poole pealt selle distantsõppe ja nende koolituste formaadi muutusega seoses võiks välja tuua, on see, et koolitused on tõesti tulnud sõna otseses mõttes koju kätte. Et neid võimalusi on ja julgustan kõiki neid võimalusi kasutama. No, mina praegu näiteks ei kujuta üldse ette, et ma ilma doktoritööta ja teadustööta seda tööd teen, sest minul on hästi nõudlikud õppejõud, et looduse täppisteadused ja ma arvangi, et seal on oluliselt lihtsam seda tööd, või ma ei ütle, et seal, aga mulle tundub täna, et on lihtsam õppejõududega tööd teha, kui sa ise oled seda valdkonda ka natuke sügavamalt uurinud ja oskad ka viiteid tuua, et mida uurimused ütlevad. Et see on südantsoojendav, kui valdkonna õppejõud kirjutab sulle, et kuidas uuringud seda küsimust lahkavad, et hästi tore on seda diskussiooni ja dialoogi pidada. Ma kasutan hästi palju uurimistööd seminarides ise, mida ma viin läbi. Suur tänu teile, Mari, Marvi ja Kaire ja suur tänu liitujatele, meid on palju ja ma väga loodan, et ka maikuu seminar pakub teile huvi ja kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et me tegelikult siin kõik, kes me siin koos oleme, seisame selle eest, et kõrghariduse uuringud muutuksid süsteemsemaks ja nagu näha teie vastustest, et see süsteemsus ja järjekindlus uuringute läbiviimisel tegelikult väga viivad ka ülikooli ennast edasi ja meid õppejõududena edasi. Selleks siis kõigile palju head tervist, pidame vastu ja pidage vastu ja me kohtume maikuus.